Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Paide ralli siis Eesti autoralli meistrivõistluste etapp ja ralli eel oli õhus ainult üks küsimus. Kas või mis suudab väärata Karl-Martin Volveri võitu? No nii nagu me püstitasime küsimuse, kas keegi või miski suudab väärata Karl-Martin Volveri võitu Paide rallil, siis tegelikult loomulikult ei suutnud keegi ja võit oli ülekaalukas. Ainult reedene päev oli natuke siuke küsitav. Alustame kõigepealt sellest, et miks seal kohe õiget sõidurütmi ei leidnud. Uus auto? Jah, et selles suhtes, et algas natuke konarlikult, et eks ongi vaata nagu öeldakse, et alguses vedama, pärast seda pidama on ju. Aga ei, selles suhtes oli tegelikult, eks see oligi, et uus ralli nii-öelda, esimest korda Paides uus auto jälle, kohe nii kiired teed, väikse kiired testikilometraažiga, kõik see nagu kokku panna, et oli jälle selline endas oli nagu selline ebakindluse tunne nagu rohkem ja eks see kõik kokku panna oligi nagu selline nii-öelda tulemus, et ja eks see test nii-öelda meil seal Lõuna-Eesti kandis ja see seade nii-öelda siia üle tuua oli natuke selline no ütleme, et see seade siin nagu ei töötanud, et oli nagu keeruline kohe alustada ja aru saada, mis siis nii-öelda see auto teeb päeva lõpuks ja kuidas sellega sõitma peaks, et ja siis nii-öelda tegime peale esimest katset kerge muudatusi, et siis oli nii-öelda parem, aga oligi, et siis ei usaldanud enam nii palju, oli natuke sellist ebakindlust, aga siis järgmised katse haaval jälle nii-öelda kasutasime seda enesekindlust ja võtsime natuke nii-öelda siis enda mõttes tempot natukene maha, anda nii-öelda autole natukene aega aru saamu, kuidas nii-öelda sellega sõitma peaks täpsemalt ja siis sealt nii-öelda siis seda järjest nagu hakkasime kasutama ja testima seda asja, et aga jah, et meil oli nii-öelda selline ka tehniline probleem nii-öelda reedel, et oli kollektori nii-öelda siis mõra, kus siis ütleme nii, et oli meil päris palju nii-öelda siis sellist õnne, et me nii-öelda selle nii-öelda ilusasti nagu lõpuni tõime, sest et eks see lõpuks turbo rippus selle ainult mõne nii-öelda siis millimeetri otsas põhimõtteliselt, kui palju seda keevitust veel see natuke nagu hoidis, et see oli nagu siuke ikkagi väga piiripealne asi, et selles suhtes oli nagu hästi, et saime nii-öelda ilusasti selle reedese päeva ikkagi lõpuni ja saime nii-öelda siis sellise ikkagi sõidu mõttes päris okei enesekindluse tänaseks päevaks. No laupäevane päev oli siis nagu nauding, võib vaadata ka neid katsete tulemusi selgelt ülekaalukalt kõige kiirem ja said siukse hea sõidutunde kätte. Jaa, et laupäevased esimesed katsed meil kohe rekka ajal juba tundusid nagu väga nauditavad, väga head ja seda ka nii-öelda siis näitas meil nii-öelda see aeg, et tunne kohe esimesest katsest oli hea. Et jah, et me nii-öelda sellist suuremat muudatust kahjuks teha ei saanud, kuna meil oligi vaja siis tänases hommikuses services nii-öelda see tehniline probleem ära lahendada, et nii-öelda siis sellist suurt muudatust me teha ei saanud, et tegime nii-öelda siis väikseid muudatusi, mis siis samamoodi aitas nagu sellele paremale enesetundele kaasa. Aga jah, selles suhtes, et eks see autoseade täna kindlasti ei ole seal, kus ta nagu olema peaks nii-öelda enda jaoks ja areneda siit on nagu väga palju veel ikkagi nagu seade mõttes just ja samamoodi nii-öelda sellist sõiduvaru oli ka piisavalt, et kus nii-öelda saaks veel kiiremaks, et selles suhtes on nagu kõik väga hästi, et aga tunne nii-öelda üldiselt oli väga hea. No samas selle autoga võib-olla ei olegi vaja väga palju harjuda, et see oli nagu sundkäik ju Toyotast istuda Škodasse üheks korraks järgmine kord, kui kuskil stardid oled jälle Toyota roolis. Jah, selles suhtes, et eks meil oligi natuke selline tahtmine aru saada, mis auto meile tegelikult nagu paremini sobib, kas siis Toyota või Škoda, et ütleme, et siit pealt natukene veel keeruline öelda, kas siis Škoda sobiks rohkem kui Toyota, et on vaja natuke rohkem testikilometraaži, võib-olla mõni ralli veel või nii-öelda siis sarnasem pinnas, mida oleme Toyotaga sõitnud, või siis üldse üks selline test teha, kus on Toyota ja Škoda korraga, et üldse aru saada, mis siis see päriselt nii-öelda see 100% erinevus on, et eks nad mõlemad on väga head autod, Toyota on oma plussid, Škodal oma plussid, et eks sellega natukene see teha, et kui nagu esimene emotsioon võtta, et istu sisse ja sõida, siis valiks nii-öelda pigem võib-olla nagu Škoda, aga ütleme nii, et eks ta on mingi koha natukene keerulisem kui Toyota, aga Toyota on jälle teise koha peal keerulisem, et eks tegelikult kõik mõlemad on nagu head autod. Mis nüüd hooaja lõppel endas kätkeb, et Saaremaa kindlasti midagi veel? Jah, tegelikult oli meil veel ka C-sis plaanis, et mis on Läti meistrivõistluste etapp, et meil oli seal ka veel nii-öelda siis esimese teise koha heitlus, aga kahjuks nüüd see C-sis nii-öelda jääb ära, et eks nii-öelda jääme ootama, kas siis pannakse nende tulemuste pealt siis hooaeg lukku või tuleb mingi asendusralli, et eks siin jääme natukene siis ootavale seisukohale ja ka jah, Eesti mõistes on meil Saaremaa ralli veel ilusasti teha ja valmistume kindlasti sinna. No kuidas on nüüd kulgenud järgmise hooaja plaanide kokkupanek, kas on võrreldes näiteks Rally Estonia järgse ajaga mingeid arenguid?
Jah, selles suhtes, et eks see kindlasti Rally Estonia sinna meile kindlasti nagu sellist positiivset tagasisidet andis ja natuke edasi nii-öelda viib, et eks meil nii-öelda tööd on veel kõvasti teha, et midagi nii-öelda täna 100% öelda ei saa aga töötame selle nimel, et see nii-öelda järgmine aasta ilusti kokku panna, et kindlasti sõidame, aga hetkel ei oska öelda, mis autoga ja mis meistrisarja. Aga edu sulle siis kokkupanekul. Aitäh! No, nagu kuulsite, oli ralli võit Karl-Martin Volveri jaoks siiski ülekaalukas, koos kaardilugeja Annika Sõnaga nad sõitsid ja tegelikult laupäeval siis keegi neile vastu ei saanud. Tõsi, reedel siis poolakas Aaron Domžala oli see mees, kes suutis esimese kahel kiiruskatsel isegi Volverit üllatada, aga täna tast õiget vastast polnud ja lõpuks jäi vahe 43,1 sekundit nende vahel. Kolmanda koha sai Kaspar Kasari, kes kaotas Volverile juba minut 52,1. Selline oli siis Paide ralli kokkuvõte, nagu näete siin vihmasadu läks päeva peale aina tugevamaks ja enne kui see päris maru peale tuleb, mida siin ennustati, jõudsid ikkagi vähemalt esimesed rallimehed kohale. Tagumised mehed alles sõidavad, kuulete võib-olla siin taustalgi ralliautode häält ja linnakatse käib ja asfalttee siit on ka näha, on juba korralikult vee all, nii et viimastel meestel on päris raske sõita, aga selline oli siis ülevaade seekord Paide rallilt. Karl-Martin Volver, Annika Sõna võitjad ja sellega lõpetame.